rohelise Enefiti logoga on inimesed harjunud seostama peamiselt elektrimüüki. Enefiti käest ostetakse elektrit, aga tegelikult on sellel ettevõttel veel mitmeid teenuseid, mis teile kui erakliendile on väga olulised. No mis need tooted ja teenused on, millega Enefiti poole veel inimene pöörduda saab? Need on energialahendused, erinevad teenused ja kui me räägime energialahendusest, siis kindlasti see on võimalus, kuidas elektrienergiat säästa ja kuidas elu mugavamaks muuta. Kui me räägime säästmisest, eks loomulikult inimestel esimene mõte tuleb see, et tuleb lihtsalt õigel ajal veekeetja käima panna, aga tegelikult on võimalusi ju rohkem. On võimalusi on palju rohkem, et täna Enefit siis pakub päiksepaneelide lahendusi ja samuti ka salvestuslahendusi, mille abil on võimalik enda toodetud elektrit salvestada ja kasutada just siis, kui seda on kõige rohkem vaja. Näiteks, kui on elektrikatkestus või börsihind on kõrgem kui tavaliselt. Ja see on ka väga hea viis, kuidas kulud kokku hoida. No üks mure nende päikesepaneeli lahendustega on see, et küll kõik neid tahaksid, aga need on väga kallid lahendused, et see investeering on suur. On küll aga me pakume ka finantseerimisvõimalused ja aeg-ajalt ka KredEx pakub siis toetus. Nüüd küll see meede sai läbi, aga ootan, võib-olla KredExi poolt tuleb veel midagi. No inimesed on harjunud sellega, et Enefiti käest ostetakse elektrienergiat. Nüüd me räägime sellest, et saab ka tegelikkuses salvestuse, saab päikesepaneelid, mida veel? Veel tegelikult meil on selline väga huvitav toode nagu valguskaabli rajamine. See tähendab, et saab kiire interneti ja televisiooni ühendust. Ja kuidas see erineb siis tavakaablist, mis mul täna juba kodus on see, et klient saab valida operaatorit. Et ei ole seotud ühe televiisori või internetipakkujaga, vaid saab selle valida sisu või hinna poolest, mis tal sobib kõige paremini. Ja meie kodulehel siis saab juba vaadata, kas konkreetsel aadressil selline valguskaabli rajamine on võimalik. Kui hetkel ei ole, siis saab jätta sooviavaldus. Kui me räägime energiateemadest, eriti kui me räägime salvestuslahendustest ja päiksepaneeli lahendustest, need on keerulised valdkonnad, nende kohta on internetis erinevaid gruppe, kus inimesed ei suuda lõpuni selgeks vaielda, mis on õige, mis on vale ja kuidas need asjad käivad. Kuidas nüüd Enefiti poole pöördudes on, kas inimene peab ise teadma täpselt, mida ta tahab või kust need teadmised tulevad? Ja energiateemad tõepoolest on väga keerulised, mitte ainult energialahendused, vaid ka elekter iseennast ja elektriturg on väga keeruline. Kui kliendidel on sellised küsimused, siis meil on energiaeksperdid, kes hea meelega vastab neile ja meid saab kätte kas telefoniteel, meiliteel või siis esindusest. Kõik kontaktid on kodulehel olemas, aga kui räägime esindust, siis hetkel on Eestis 2 esindust, üks on Tartus, Rohelise tänaval 18 ja teine on Tallinnas, Veski posti 2. Ja seal on ka väljapanekute ala, kus tegelikult saab katsuda ja vaadata päiksepaneelid, inverterid, akulahendused ja autolaadijad. Autolaadijatest on kohe hea minna üle oma ala spetsialisti peale ja rääkida sellest, mis on Enefiti autolaadijate pakkumine. Enefiti eesmärk tegelikult laiemalt on olla nii tänaste elektriauto kasutajate kui tulevaste kasutajate jaoks olemas nii tööl, teel kui kodus, ehk siis kogu elukaare tsükli vältel. Ehk siis avaliku laadimise puhul räägime teel olemisest. Meie avaliku laadimise võrk on täna Eesti suurim, ligikaudu 530 laadimisotsikut, mis tähendab laadimisоtsik on see, et sisuliselt 530 autot võimaldame korraga laadida. Lisaks avalikule laadimisele on oluline märkida, et enamus laadimisi tarbija jaoks toimub ikkagi kas tööl või koduses keskkonnas. Selle jaoks on oluline rääkida privaatlaadimislahendustest. Väga palju turuosalised räägivad targast laadimisest, et võib-olla siinkohal oluline vaatajale ja tarbijale lahti selgitada, mis asi on tark laadimine. Ehk siis Enefiti targa laadimise võimekus tähendab seda, et tarbija sisuliselt määrab, millisel hetkel soovib ta kodust või töölt lahkuda täisakuga. See tähendab seda, et tarkvara suudab ise valida soodsamad tunnid laadimiseks. Ehk siis erineb see selle poolest, et kui taimeri lahenduste puhul toimub laadimine järjest, siis tark laadimine on suuteline valima börsielektri odavamad tunnid. No, laadimisjaama endale soetamisega teavad kõik, et suurim probleem on selles, et nad on võrdlemisi kallid. Ja vastab tõele, elektriauto soetamisega kaasneb palju kulusid.
on nii auto ise mõnevõrra kallim kui sisepõlemismootoriga sõiduk kui ka laadimislahenduse kulu. Selle jaoks oleme me tarbijale tegelikult vastu tulnud ja turule paisanud täisteenusrendi mudeli. Tähendab see siis sisuliselt seda, et kliendil ei tule teha alginvesteeringut laadija ja selle paigalduse näol. Selle kulu on fikseeritud kuutasu hinna sees ja loob see ka võimaluse tegelikult kliendil taganeda laadimislahendusest ilma seda välja ostmata. Ehk siis see kasutuslugu võib seal taga olla kas tagasiminek sisepõlemismootoriga sõidukile. Teatavasti on elektriautole üleminek ikkagi väga suur elustiili muudatus. Ehk siis hea näide sellest on eluaseme vahetus. Soovitakse kolida uude kohta, siis on võimalik tegelikult sellest laadijast taganeda. Ehk siis Enefit võtab laadija seadme tagasi ja selles peitubki renditeenuse võlu. Samas teistpidi ei tule teha kasutajal suurt alginvesteeringut seadmetesse ja paigaldustesse, sellepärast et teatavasti elektriauto kasutuselevõtuga kaasnevad ka teised kulud. No, oluline on siit loost kaasa võtta see, et Enefit ei ole ainult elektrienergia, vaid on ka kõikvõimalikud täislahendused teie koju, et elektrit säästa, nii et mõelgem säästlikult.